Tervist! Täna vaatame üle, kuidas kodusest ruuterist maksimum välja pigistada. Wi-Fi ühendus sõltub siis ruuteri asukohast. Mida kaugemale me läheme ruuterist, seda nõrgemaks muutub signaal tema ja meie nutiseadme vahel. Wi-Fi ühendust mõjutavad paksud seinad, pakettaknad, teised Wi-Fi võrgud ja näiteks koduelektroonika. Sama kehtib ka mobiilse ruuteri ja tugijaama puhul. Mida rohkem on nende kahe vahel segajaid, seda kehvem sul net kodus on. 4G toaruuter tuleks paigutada aknalaua peale või aknale võimalikult lähedale, et ta saaks lähedal asuvast tugijaamast kõige parema otsese signaali kätte. Tele2 kodulehelt leiad ka levikaardi, mille abil saad vaadata, millises suunas asub sulle kõige parema signaali andev tugijaam. Võta siis 4G toaruuter ja paigutada selle aknalaua peale, mis vaatab siis näoga selle ilmakaare suunas. Kindlasti võiksid kaaluda ka lisaantenni kasutamist. Aga enne antenni ostmist kindlasti uuri, kas see ühildub sinu ruuteriga ning kas on mõeldud kasutamiseks pigem siis väljas või siis toas aknalaua peal. Kui sobiv asukoht välja vaadatud, siis ühendame ruuteri ära. Esiteks otsi välja SIM-kaart ja pane ta ruuteri sisse. Tele2 internetikaartidel on lihtsamaks seadistamiseks PIN-koodi eemaldatud. Teiseks ühendame ruuteri vooluvõrguga ja kolmandaks ühendame end õige Wi-Fi võrguga. Selleks on 3 võimalust. Nutitelefoniga on võimalik end uude Wi-Fi võrku ühendada ruuteri peal oleva QR-koodi abil. Lihtsalt ava telefoni kaamera äpp, suunada QR-koodi peale ja ava ekraanile ilmunud linke. Niimoodi seade üheldabki ennast uue Wi-Fi võrguga ära. Kui soovid ühendada arvutit või TV-d, siis Wi-Fi võrgu nime ja parooli leiad ruuteri tagaküljel või all olevalt kleepsult. Kolmandana, alati on võimalik kasutada ka traditsioonist netikaablit, kui sul 2 seadet, näiteks ruuteri arvuti või ruuteri ja TV, ei asu üksteisest liiga kaugel. Kui kasutad Tele2 poolt pakutavad toaruutereid, siis siinkohal ongi seadistus läbi ja internet koos Wi-Figa kasutus valmis. Väliruuter, nagu nimi isegi ütleb, elab väljas, õues, aga mitte katuse peal, vaid seina küljes. Ja millise seina külge teda panna, selle jaoks vaata Tele2 kodulehel olevat levikaarti ja pane ta selle ilmakaare suunas oleva seina külge, kus on siis lähim ja kõige parema signaali andev tugijaam. Näiteks, kui see on toris, siis ma panen siis tori poole seina külge, mitte siis paikuse poole. Aga miks just sein? Sein sellepärast, et kui sa paned väliruuteri katusele, siis ta on rohkem avatud ilmastikutingimustele. Suvel päike paistab, läheb hästi kuumaks ja siis see kuumus mõjutab ruuteri tööd halvasti. Enne ruuteri maja seina külge kruvimist tuleks vaadata, kas siis saavutatav kiirus on sinu jaoks sobilik või mitte. Kui mitte, siis tasub muuta ruuteri asukohta või kõrgust. Et internet ka õuest tuppa jõuaks, tuleb siis väliruuter või tegelikult välimodem ühendada ära toas asuva Wi-Fi ruuteriga. Selle tulemusena tekib uus Wi-Fi võrk. Kui ühendad ennast telefoni või arvutiga selle Wi-Fi võrguga, hüppab lahti seadistamisaken. Seadista kõik asjad ära, järgi ekraanil olevad juhised, nagu ikka, ja pane endale ka uus Wi-Fi võrgu parool. Peale seadistamise lõppemist luuaksegi uus Wi-Fi võrk ja sinna saad siis enda uue parooliga täitsa ära ühendada. Juhul, kui seadistamise leht automaatselt ei avanenud, siis ava brauser ja sisesta aadressi ribale 192.168.3.1. Kui soovid koduse neti kiirust mõõta, siis soovitame veebilehte speedtest.net ja valida sealt testserveriks Tele2. Kui sul on veel ruuteritega seonduvaid küsimusi või lihtsalt soovid tehnilist konsultatsiooni, siis kirjuta meile ja üheskoos leiame kindlasti koos parima lahenduse. Tšau, paka!